Sigade Aafrika katk on juba 2 aastat Eestimaa metsi ja majandust laastanud ja Eesti Jahimeeste Selts on algusest peale ennast positsioneerinud kui aktiivsed võitlejad sakivastases võitluses ja on endale võtnud vastutuse. Ja see vastutuse võtmine on olnud just sellepärast, et jahimehed on siiamaani kasutavad praegu ja on plaan ka tulevikus kasutada metsiga kui suuruluki ressurssi. Ja sellest tulenevalt ongi meil vastutus. Eesti Jahimeeste Selts on samuti deklareerinud, et selles sakivastases võitluses oleme aktiivne partner nii riigile kui ka seakasvatajatele ja teeme igati koostööd. Täna on meil külas Keskkonnaameti peadirektor härra Andres Onemar, tere tulemast. Ja et kommenteerida käskkirja Sigade Aafrika katku vastu võitlemisel ja see käskkiri on jahimeestes tekitanud elevust, elavat vastukaja ja seetõttu siis täna ongi meil võimalus küsida otse peadirektorit endalt, et miks selline käskkiri ja jahimehed on natukene erutunud ka selle koha pealt, et see käskkiri on sellise käskiva tooniga ja seal on ka ette nähtud selline karistus. Aitäh, et kutsusid ja ilmselgelt on alati vaja rääkida ja kui on probleemid, siis ka nendele koos lahendust otsida. Et kõigepealt tänan Eesti Jahimeeste Seltsi ja tänan selle eest, et Jahimeeste Selts on alati osalenud kõigi nende seakatku vastu võitlemise abinõude väljakujundamisel ehk et me oleme kooskõlastanud omavahel kõik need sammud, mida riik astub, et kindlasti see, mida Veterinaar- ja Toiduamet oma komisjonist, tauditõrje komisjonist siis suunad annab, et need on meile täitmiseks ja nendega me peame koos arvestama ja see koostöö on olnud väga hea, et aitäh teile. Ja aitäh kõigile jahimeestele, sellepärast, et jahimehed on tõesti võtnud seda kohustust ju südamega ja kui me vaatame seda eelmise aasta tulemust, siis lasti oluliselt rohkem metsi kui selle kohustusena või siis kokkuleppena jahindusnõukogus oli määratud. Ja peale selle saadi sellest olukorrast aru, ka eelmisel aastal oli selle käskkirja juures pingeid ja küsimusi ja oli vaideid ja isegi kohtuasi, aga kõik need asjad said selgeks räägitud ja see ongi oluline, et igaüks teaks, mida ja mis tingimustes me oleme ja nii nagu sa ütlesid, et mõnes mõttes on tegemist nagu sõjaolukorraga. Aga hea on tunda, et jahimehed tahavad seda teha. Nüüd, kui käskkirjast rääkida, siis jah, selle käskkirja juures on alati nii, et käskkiri peab olema väga üheselt arusaadav kõigile. Ja selleks, et jahimehed paremini aru saaksid, et mis selle käskkirja mõte on, siis ju käskkirja ees on pikk selgitav asjaolude kirjeldus. Ja seda tuleks hoolega lugeda, et seal on päris palju seda, mida on ka minult hiljem küsitud tegelikult kirjas. Ja see otsustav ehk resolutiivne osa on suhteliselt lühike ja konkreetne, et see ei oleks mitmeti tõlgendatav. Ja nii ta üles ehitatud on ja ega ma paremat asja me ei suutnudki välja mõelda ja erinevad osapooled on seda lugenud, oma kooskõlastuse andnud ka Eesti Jahimeeste Selts, mis tähendab seda, et ta peaks olema arusaadav, aga alati võib üle rääkida, alati võib juurde küsida, alati on mõistlik rääkida, sellepärast et ei ole mingit lootust, et järgmisel aastal käskkirja ei tule. Et ka järgmine aasta on see seakatk meil siin Eestis olemas ja jahimehed peavad oma tööd tegema. Et siis see tähendabki seda, et see, mida me täna räägime, seda me saame järgmisel aastal arvestada. Selge. Jahimeestel on hästi praktilised küsimused ja siin Eesti Jahimeeste Seltsis me võime ka öelda, et need küsimused on hästi erinevalt, sõltuvalt sellest, missuguse Eesti piirkonnaga on tegemist. Näiteks Lõuna-Eestis, Valgamaal, Viljandimaal, Põlvamaal on hoopis teised küsimused kui Saaremaal ja Hiiumaal ja Läänemaal. Nii et sõltuvalt sellest, kui palju katke on kedagi puudutanud, sõltuvalt sellest on ka küsimused ja tegelikult ka arusaamad ja suhe
sellesse metssea haigusesse ja metssea populatsiooni. Nüüd aga on tulnud siin Lõuna-Eestis küsimused, et osades jahipiirkondades, kus on jahimehed lugenud nullmetsiga, on ikkagi peale pandud küttimiskohustus arvuline. Ja jahimehed siis küsivad, et kas nende andmeid ei usaldata ja kes on olnud siis see kompetentne isik või organ, kes on täpselt teadnud, kui palju metsigu nende piirkonnas on, ehk siis kus need küttimisarvud tulevad, kohustused? See on väga selgelt Eestis reguleeritud, ehk et ulukiseiret teostab selline asutus nagu Keskkonnaagentuur ja seal on terve töörühm, kes siis omab seda analüüsivõimekust ja kes siis erinevate ululiikide osas annab Keskkonnaametile soovitused, et kui palju neid loomi küttima peaks. Lisaks muidugi Keskkonnaamet saab teavet ka jahimeestelt ja tänu kõigile jahimeestele, kes seda teavet jagavad. Aga oma otsustes saab Keskkonnaamet tugineda tegelikult ikkagi nendele samale Keskkonnaagentuuri soovitustele ja need on avalikud, need on kõigile jahimeestele lugeda, kes tahavad ja sellest me lähtuma peame. Aga nii Keskkonnaagentuur kui Keskkonnaamet teab, et sigu Eestimaal ükshaaval üles loetud ei ole, erinevalt kodusigadest ja see tähendab seda, et ega need arvud ei pretendeeri küll sellele absoluutsele täpsusele. Peale see ulukiseire toimub ühel ajaperioodil, seakatk levib vahepeal, jahimehed teevad oma küttimise tööd, need andmed täpsustuvad kogu see aeg ja sellepärast on käskkirjas ju tegelikult see sama mehhanism, mis eelmisel aastal, et kui jahiperiood on läbi, siis kuulab Keskkonnaamet ära jahimehed, võtab ühendust kaurispetsialistidega ja teeb oma järeldused, et kuidas siis jahimehed oma kohustusi täitnud on, millisel tasemel see eesmärk 2,0 või siis 1,5 tuhande hektari kohta saavutatud on ja sellest lähtuvalt siis kokkuvõtted ja kohustused järgmiseks aastaks. Et ma arvan, et see mehhanism peaks toimima sel aastal samamoodi nagu eelmisel aastal ja iseenesest ju ühegi jahipiirkonna vastu eelmisel aastal sanktsioone ei rakendatud, sellepärast et me saime tõdeda, et kõik jahimehed pingutasid ja tegid seda, mis võimalik oli. Jah, eelmine aasta oli tõesti nii, et keegi oma jahipiirkonnast ilma ei jäänud, vaatamata sellele, et see ette antud arvuline kohustus jäi täitmata, aga sellel olid siis põhjused ja ka nagu käskkirjast lugeda on ka sellel aastal sama praktika, et kui on olemas mõjuvad põhjused, siis nagu mingid pahandusi ei järgnet. Aga mis te siis soovitate jahimeestele, kui on ilmselge, et nende piirkonnas ei ole nii palju metsigu küttida, kui see käskkiri ette näeb, et kuidas siis käituda juba varakult? Ega see, mida ei ole, seda küttida ei saa ja et minu arust nagu ei ole mõtet praegu esitada vaideid ja minna kohtusse, vaid pigem see, et hoida seda sidet ja Keskkonnaametil on jahindusspetsialistid kohtadel olemas, et jahindusspetsialistidele seda infot jagada, et see on normaalne. Peale selle on meil ju jahindusnõukogud, mis kindla graafiku järgi töötavad ja kui jahimehed tahavad jahindusnõukogus igas maakonnas näiteks seda teemat arutada ja anda ülevaadet, et kuidas sigade küttimisega läheb, siis jahindusnõukogu saab seda ülevaadet sellel koosolekul omada ja kui siis järgmisel kevadel tuleb kokkuvõtete tegemise aeg, siis saab neid jahindusnõukogu protokolli lugeda ja sealt siis ka jahimeeste arvamusi meelde tuletada, et kuidas olukord oli sügisel talvel. Nii et eks ta niisugune suhtlemine ja informatsiooni vahetamine on kõige olulisem ja minu arust ikkagi see sama usalduse hoidmine, et see, kui hea ja konstruktiivne on koostöö Eesti Jahimeeste Seltsiga praegu Keskkonnaametil, see näitab seda, et kui me omavahel räägime ja ausalt räägime, et siis me suudame kõige paremat tulemust saavutada. Tegelikult on ju läinud jahimeeste poolest selle küttimisega hästi, aga seakatku levik on seakatku levik, et seda me teame, kui raske selle taudiga võidelda. Selge, nii et lugupeetud jahimehed, sõnum on selge, teha igal tasandil koostööd, meie teeme siin Eesti Jahimeeste Seltsi tasandil ja kohalikul tasandil teha jahindusspetsialistiga koostööd, hoida kursis infoga ja miks mitte ka vahel, kui võimalus kutsuda jahile, kutsuda enda juurde vaatama, kuidas see metsigade käsi käib. Nii, aga läheme siis edasi.
üks valus teema on olnud siis peibutussöödakohtade arvu vähenemine. Et jahimehed on huvi tundnud, et kust kohast tuleb see soovitus ja nõue, et söödakohtade omavaheline kaugus ei tohi olla vähem kui 1 kilomeetrit ja et 1000 hektari kohta peab olema kuni 1 söödakoht. Jah, eks selle seakatku tingimustes on Euroopa üsna ärevil ja ärevil sellepärast, et hirm on see, et see taud levib järjest lääne poole. Ja sellest lähtuvalt on ka selle taudi tõkestamiseks ikkagi Euroopas kokku lepitud väga konkreetne strateegia. Selle strateegia järgimist jälgib Veterinaar- ja Toiduamet ja Veterinaar- ja Toiduamet on väga selged soovitused meile andnud. Euroopa eksperdid on käinud vähemalt 2 korda Eestis, minu teada on kohe tulemas 3. reisile ja nad järgivad väga hoolega, kas Eesti teeb kõik, mis on vajalik ja selles strateegias on väga selgelt määratletud see piir, millest üle ei tohi siis selle lisasöötmisega minna. Et tegemist oleks ikkagi peibutussöötmisega, eesmärk on metssegade populatsiooni vähendada, mitte lisasöötmisega seda populatsiooni suurendada. Ja väga suurt mängumaad siin ei ole, konkreetsed numbrid ehk ruutkilomeetri kohta lubatav sööt on selles strateegias määratud ja sellest lähtuvalt siis Keskkonnaamet on need numbrid teisendanud meile sobivaks, meie tingimustele sobivaks Eestimaal ja sealt need numbrid tulevadki, et ei seal mingit muud suuremat kunsti selle asja juures ei ole. Ja sellest strateegiast mööda vaadata, see on igale liikmesriigile ikkagi selle katkutingimuste väga tungiv soovitus ja see möödavaatamine võib meile rahaliselt väga kalliks minna, sellepärast koostöös Veterinaar- ja Toiduametiga ja Jahimeeste Seltsiga oleme öelnud, et jah, me need tingimused võtame endale teadmiseks ja neid tingimusi me täidame. Selge. Nüüd veel üks uus asi on käskkirjas, et 1. oktoobriks on nõutud siis söödakohtade registreerimist ja meie poole on ka jahimehed siis pöördunud küsimusega, et soovitakse nende söödakohtade koordinaate, aga kui seda koordinaatide määrajat ei ole seltsil olemas, et kas siis sellise tehnilise varustuse puudumisel võib need söödakohad ka kaardi peal esitada ametnikele? Ma arvan, et kõige lihtsam on siis Keskkonnaameti ametnikega suhelda ja need koordinaadid siis koos paika panna, et see on üks võimalus, aga kui niimoodi oma isiklikust kogemusest öelda, et kuidas seda koordinaate kõige lihtsam leida on, siis tegelikult iga inimene, kellel on arvuti ja internet, minnes Maa-ameti kodulehel olevasse geoportaali, võttes Eesti kaardi lahti, ka selle aerofoto, kus on mets ja põllud ja majad ja hooned kõik väga selgelt näha, suurendada seda siis piisavalt oma selles söödaplatsi asukohas nii, et saate aru täpselt, kus ta tegelikult looduses on ja viies hiirega selle kursori sinna sellele söödaplatsi kohale, siis selle kaardi ülemises paremas nurgas ilmub informatsioon koordinaatidest 2 kujul. Tuleb valida siis käskkirjast lähtuv see sobiv koordinaatide süsteem ja seal on isegi maapinna kõrgusarv olemas, nii et sellest aknakesest saab jahimees selle informatsiooni kõige lihtsamalt. Aga kui seda võimalust endal ei ole ja seda kogemust ka ei ole, siis ma arvan, et nii Jahimeeste Selts katusorganisatsioonina kui Keskkonnaameti ametnikud võivad siis jahimehi abistada, et ei ole probleem. Tegelikult on kõige lihtsam ikkagi seesama Maa-ameti geoportaal. Küsitakse ka selline küsimus on, et mille alusel on metssigade küttimise maht ja struktuur jahipiirkonna kasutusõiguse loast tulenev kohustus? Nii nagu nüüd korra rääkisin, et selle käskkirja esimene pool on asjaolud ja põhjendused, et kui nüüd seda poolt lugeda, siis seal on vastav punkt olemas. Isegi põldkirjas ära toodud see seos jahiseaduse ja jahipiirkonna kasutusloa vahel
ja nii ta ongi, et see seos on seadusest tulenev ja selle üle võib vaielda, ka eelmisel aastal vaieldi selle üle. Jõuti järeldusele, et see seos on tegelikult olemas ja seadusest tulenev kohustus Keskkonnaametile seda korraldada, jahimeestele sellest kinni pidada. Ja nii ta ongi, et juriidilisi vaidlusi võib alati pidada, et kas seosed on piisavalt sirged, otsesed ja arusaadavad ja kas iga jahimees saab sellest aru või ei saa aru, et seda kindlasti, aga iseenesest on see õigus Keskkonnaametil olemas ja see on selles seletavas osas siis välja toodud väga selgelt ja üheselt. Seoste kohta on ka järgmine küsimus ja ega selge on see, et ega meie seadusandlus on tehtud enne seda seakatku ja täpselt pole nende nüanssidega kõikidega arvestatud, aga küsimus on ka üsna sellist praktilist laadi, et Eestis mitmes paigus on osa maaomanikke keelanud omal maal jahipidamise ja see on iseenesest seadusest tulenev õigus maaomanikul omal maal jahipidamine keelata. Nüüd aga jällegi on tekkinud siin see probleem, et kas siis jahimehed võivad seal jahti pidada, kus maaomanik on jahipidamise keelanud metssigadele sellest käskkirjast tulenevalt. Ja osad maaomanikud on nõudnud ka igakordset kirjalikku kooskõlastamist, kui minnakse metsi ja jahile, kus juures täpselt tuleb kõik kinnistud ära näidata, kus kavatsetakse seda metsi ja jahti pidada. Et kuidas siin see Keskkonnaameti tõlgendus ja soovitus jahimeestele võiks olla? Keskkonnaameti tõlgendus ja ka seadusandja, see esimene eelistus või see, millele kogu see jahiseaduse ideoloogia on üles rajatud, on see ikkagi, et jahimehe ja maaomaniku vahel võiks olla leping. Et sellest hetkest, kui see leping on olemas, siis sellised küsimused on kõik selle lepinguga lahendatud, et kes kellele teatab, millal teatab, kus on mingisugused piirangud, et siis ei ole ühtegi küsimust selle kohta. Ja kui lepingu tingimused ei rahulda, siis hakatakse pidama läbirääkimise lepingu muutmiseks. Et see on see eelistus number 1, siis on kõik selge, siis on kõik kõigile arusaadav. Teisest küljest, kui seda lepingut ei ole, siis jahiseaduse mõte on see, et kui on looma kaudu leviv taud, siis Keskkonnaameti peadirektor on kohustus see jahipidamine korraldada nii, et seda taudiohtu vähendada, taudi levikut piirata ja selle niipea, kui selline korraldus on tehtud selle käskkirja näol, siis tegelikult maaomanikul ei ole võimalust seda jahipidamist siis seda taudi levitavale loomaliigile keelata, ehk et mets ja jaht on siis lubatud ja nii ongi. Selge, aitäh. Ja viimane küsimus, eks need küsimusi oli palju, aga täna siis on kõige tähtsamast juttu ja ikka see sama küsimus, et seakatk ja kaitsealad, et kuidas nagu käituda kaitsealadel, et jahimehed on siin kindlalt veendunud, et siga on väga tark ja intelligentne loom ja väga hästi saab aru, kus teda kimbutatakse ja kus on sellised rahupaigad ja tihti sellised looduse monumendid ja väärtused on veel kaitsealad, kus siis antakse loodusele muust paigust erinevalt rohkem rahu ja puhkust ja arenemist omasoodu. Aga nüüd seakatk ja sead sinna peitu poevad, et kuidas nüüd siin käituda jahimeestel? Jah, seal ei saa pahaks panna, et rahulikku kohta otsib, et inimesedki otsivad rahulikku paika aeg-ajalt, et nii ta on, see on tõde, muidugi. Aga seda lisasöötmist ja jahipidamist kaitsealadel reguleerivad 2 seadust, üks on siis jahiseadus, teine on looduskaitseseadus ja jahiseaduses on asjad nagu väga selgelt käsitletud, selles mõttes on öeldud seda, et kui kaitse-eeskirjaga on jahipidamine keelatud, siis seal lisasöötmist olla ei tohi ja kilomeetri raadiuses ka. Ja samas on käimas protsess, kus kaitse-eeskirju uuendatakse ja seda jahipidamise piirangut läbi vaadatakse. Enamasti on Keskkonnaamet nüüd vaadanud jahieeskirjade koostamisel väga selgelt otsa kaitse-eesmärgile
ja sellest lähtuvalt siis kas neid jahipidamispiiranguid kehtestanud või mitte. Enamasti on kehtestatud need piirangud siis sõltuvalt kaitse-eesmärgist ja kõige rohkem just näiteks lindude kaitseks, ja mis tähendab seda, et suuruluki jaht on lubatud ja järelikult siis seda piirangut seal ei ole. Nii et see on nüüd üks trend, mis toimus, on kokku lepitud praegu nii jahimeestega kui kohalike inimestega, et kahel suurkaitsealal ehk siis Soomaal ja Alampedjal me seda jahipidamist ei luba. Ja see ei ole ka pingeid tekitanud, sest suures osas vähemalt, et seal inimasustus on väike ja ega seal väga palju neid ulukaid jahtida ei ole võimalik ka. Aga teine asi on looduskaitseseadusega, et looduskaitseseadus ütleb seda, et lisasöötmise võimaldamine on siis Keskkonnaameti kaalutlusotsus ja Keskkonnaamet peab vaatama siis ühest küljest otsa kaitse-eesmärgile, teisest küljest siis ka jahipidamisvõimalustele ja selle otsuse tegema. Tänaseks hetkeks on minu teada 55 lisasöötmiskohta siis lubatud selle kaalutlusõiguse alusel. Ja seal me siis tõesti vaatame kaitse-eesmärgile otsa, aga teisest küljest ka seda, et kui on näiteks selline jahipiirkond, kus väga suur osa jahipiirkonnast on kaitsealal ja samas sigu küttida on vaja või teisi ulukeid küttida on vaja, näiteks kahjustuste ärahoidmiseks nii põdra, hirve kui sea osas, et siis me kaalutlemegi need erinevad aspektid läbi ja siis teeme oma otsuse. Et seda me oleme teinud. Ja see eeldab siis seda, et kui on selline probleem jahiseltsil tekkinud, et ta siis konkreetselt pöördub selle konkreetse küsimusega, näitab ära, milles on probleem, mida soovitakse, missugused söödakohad või ütleme siis peibutussöödakohad ajutiselt siis seal võimaldada ja siis saab nii-öelda selle kaalutlusõiguse. Siin hakkab ka teine mehhanism tööle, ehk see kohustus nüüd registreerida need peibutussöötmiskohad. Need andmed on nüüd meile tänaseks laekunud, me neid nüüd töötleme ja paari nädala jooksul me siis näeme ka seda, et kui näiteks mõni selline koht on sattunud kaitsealale või sinna liiga lähedale, et siis me seda ka jahimeestega ühendust võtame ja oma seisukoha anname. Nii et ka teistpidi hakkab see asi tööle. Selge. Suur tänu, Andres. Tänaseks on küsimused läbi. Ja suur tänu siia meile Eesti Jahimeeste Seltsi varahommikul külla tulemast. Kallid jahimehed, nii nagu me siin rääkisime, et seakatk on sõjaolukord ja sõjas tuleb pooli valida ja Eesti Jahimeeste Selts on siis valinud selle aktiivse võitleja poole ja loomulikult see ei ole mugav, see tähendab seda, et tuleb olla sõjaolukorras, tuleb oma mugavustsoonist välja tulla ja anda endast kõik, et see seakatk võimalikult kiiresti, efektiivselt võita. Ja nii nagu me oleme lubanud, et me oleme siin aktiivne pool, oleme võtnud endale kohustuse ja eeldame ka seda, et kui see seakatk on ükskord edukalt seljatatud ja me oleme tagasi saanud siis normaalse elu juurde, et siis Eesti jahimehed ka saavad selle õiguse metssea populatsiooni edasi majandada. Aga aitäh ja kohtumiseni. Aitäh.